No nii, tere päevast. Hommikust ei saa enam öelda, siin on juba lõuna käes. Hea meel on olla teie keskel ja sellisel erilisel päeval, nagu seda on praegune palmipuude püha. Me kuulsime juba piibliteksti sellest ja ma tahaks alustada võib-olla väga ebatüüpiliselt. Ma loen ühe loo, mille mina kirjutasin kunagi, kui ma olin teoloogia üliõpilane, aasta oli siis 2002 Metodisti kiriku teoloogilises seminaris. Meil oli vist mingi pedagoogika õppeaine, kui mu mälu mind ei peta, siis pidi kirjutama mingisuguse laste loo ja mina kirjutasin loo Jeesuse eeslist. Ja vaat sellest samast tegelasest mina täna tahaks ka rääkida teile Jeesuse eeslist. Nii et veel kord, see on algselt kirjutatud laste loona. Ma loodan, et keegi teist ei solvu, et mina ei ole mingi laps enam, et mis mind tüüdatakse mingisuguste infantiilsete lugudega. Selles, ma arvan, on midagi kõigi jaoks. Oled sa laps või täiskasvanu või pensionär. Nii et siis lugu eeslikesest. Jeruusalemma lähedal teisel pool Õlimäge oli 2 asulat, Betania ja Betfage. Mõlemad asulad paiknesid tee ääres, mis läks Jordani jõe orust Jeeriku kaudu Jeruusalemma poole. Betania ja Betfage vahel asus pisitilluke Alev, kus elas üks noor eeslitüdruk. See on üks kummaline lugu, mis juhtus eeslikese elus. Inimesed tahavad minust töölooma teha. Päevast päeva peaksin ma oma seljas kandma inimesi ja nende raskeid pampusid, mida nad ise kanda ei viitsi. Nad ei luba mul minna, kuhu mulle meeldiks, ega teha, mida ma teha tahaksin. Nad kamandavad, karjuvad ja löövad mind vitsaga, kui ma nende sõna ei taha kuulata. Elama peaksin ma haisvas laudas, kus on suvel liiga palav ja talvel liiga külm, toit on vilets. Isegi sead poleksid sellise toiduga rahul. Pole mingit liikumisvabadust, kui mind õue viiakse, siis talutatakse mind nööri otsas ja kui peremees kuhugi ära läheb, siis seob ta mind nööriga mõne puu või posti külge kinni. Peremees ei hoolitse minu eest nii, nagu peaks. Hobuseid kammitakse ja pestakse, aga minu karv on pulstunud ja saba räämas. Ei meeldi mulle see elu. Nende mõtete peale läksid eeslikese silmad kurjalt vidukile, kõrvad tõmbusid peadligi ning suu vajus pahuralt mossi. Eeslik otsustas kindlameelselt, et sellist elu tema elada ei kavatse. Ta oli näinud uhkeid hobuseid, kes ise teadlikult ja väärikalt ringi kappasid ning ta tahtis suureks saades hobuseks hakata. Ta oli noor ja kogu elu oli alles ees. Ta igatses saada kuulsaks kaarikute võidu ajamise hobuseks, et kõik inimesed imetleksid ja kadestaksid teda. Ta igatses näha kaugeid maid, suuri linnu, rahvast täis tribüüne, käia puhkamas rohelistel aasadel, kus vuliseb külma veega mägioja. Oleks see vast elu. Ta ei tahtnud raisata oma võimeid, olles kasimata koorma eesel mingis kolka külas, milles suurima elu kaarega mööda läks. Aja ennast lõpuks maast lahti, päike on juba ammu väljas. Peremehe karm käratus lõpetas eeslikese unistuste lennu. Karm reaalsus vaatas eeslikesele jultunult otsa. See kõik oli olnud lihtsalt uni. Eeslik ajas end vastumeelselt jalule ja läks laudast välja. Pilvine ja jahedavõitu hommik oli. Peremees sidus talle vana tuttava nööri kaela ümber ja viis ta mööda konarliku külavahe teed Alevi teise otsa, kus tee 2 läks. Seal sidus ta eeslikese puu külge kinni ning läks ise põllule. Eeslike nosis pettunult kuivanud ja tolmuseid rohututte ning põrnitses alt kulmu peremehest. Aeg-ajalt sikutas ta nööri, millega ta puu külge oli aheldatud, et lahti pääseda, aga see ei andnud järele. Eemalt tulid 2 nooremapoolset meest. Kui nad eeslikese juurde jõudsid, vaatasid nad mõne hetke teda pisut üllatunud näoilmega ja hakkasid siis nööri puu küljest lahti harutama. Peremees tuli pahura ilmega põllult nende meeste juurde ja küsis, mida see peaks tähendama. Üks meestest vastas, et kellelgi issandal olevat eeslikest tarvis. Teine mees noogutas kiiresti takka ja pommises, et on vaja jah. Peremees ilmselt tundis seda issandat ja lasi neil koos eeslikesega minna. Eeslikese pisike süda hüppas rõõmust. Ma olen ikkagi kuulus. Keegi kutsub mind enda juurde külla. Lõpuks ometi pääsen ma sellest kolka külast. Eeslike vaatas lootusrikkalt teelahkme poole, mis tähendas tema jaoks uut põnevat elu. Need 2 meest viisid ta oma sõprade juurde. Seal oli palju sagimist ja käratsemist. Rahvas vaatas eeslikest huviga ning mõned mehed panid oma mantli eeslikesele selga. See oli midagi uut.
Lõpuks ometi sai mõni inimene aru, et eeslikesel võib ka vahel külm olla. Eeslike tundis ennast juba üpris tähtsana. Aga siis ronis üks mees talle selga ja käskis liikuma hakata. Ükski inimene polnud veel eeslikese seljas ratsutanud. Ta oli pettunud. Tahavadki mind harilikuks koorma eesliks teha, mõtles eeslike ning hakkas pettunult edasi liikuma. Rahvast olid ümber palju ja neid kogunes pidevalt juurde. Mõned tulid Betania poolt, aga teised tulid Jeruusalemma poolt neile vastu. Ilmselt olid mingid pühad, sest kogu rahva hulk liikus Jeruusalemma poole. Eeslikke polnud seal kunagi käinud. Kurvalt tõstis ta oma silmad üles ja nägi enda ees õlimäge. See veel puudus. Mul on niigi raske seda mehe mürakat oma seljas kanda, nüüd peab veel mäest üles ka minema hakkama. Korraga hakkas rahva sagimise kära keskelt kostma hääli. Kiiduavaldused läksid järjest valjemaks ning varsti olid need nakatanud kogu rahva hulga. Rahvas heitis palmipuud oksida jalgade ette. Eeslike tundis, et kogu see pingutamine oli lõpuks ometi vilja kandnud. Ta tundis end nagu vahva hobuna areenil, kus rahvas tribüünidel vaimustusest hõiskas. Ta ajas oma suured kõrvad uhkelt püsti ning marssis väärikalt edasi. Ainus, mis tumestas eeslikese rõõmujoovastust, oli see tülikas mees tema seljas. Eeslik otsustas olla armuline ja lubada mehel tema tähetundi pealt vaadata. Kui mu peremees mind nüüd praegu näeks, küllap ta siis alles mõistaks, kui väärt eesel ma tegelikult olen, mõtles ta. Eeslikese ema oli talle väiksena rääkinud loo ühest eeslist, kes kaua aega tagasi oli isegi ühele tähtsale prohvetile peapesu teinud. Kuidas eeslike tahtis oma peremehele seda sama teha. Eemalt põrnitsesid eeslikest mõned pikkade habemete, torbikmütside ja pikkade rüüdega mehed. Nad olid ilmselt pahurad ja rääkisid omavahel midagi sõrmega eeslikese poole näidates. Kadedad on, las koerad auguvad, karaman läheb ikka edasi, mõtles eeslike uhkelt. Mäekünka tagant hakkas paistma üks suur linn. Eeslike sunniti hetkeks peatuma. Tema seljas istuv mees hakkas nutma ja rääkis midagi, millest eeslike aru ei saanud. Ei tahtnudki saada. Mida see mees pidurdab? Hakkame juba liikuma. Mind ootab seal ees kuulsus, vabadus, hea toit ning auline tulevik, mõtles ta kannatamatult. Nende linna jõudes oli kogu linnarahvas liikvele läinud. Kõik vaatasid eeslikest, mõned kadedusega, teised vaimustunult. Eeslike leppis sellega. See on ju kuulsuse hind. Mõned armastavad, teised vihkavad sind. Rongkäik peatus. Mees ronis maha eeslikese seljast ja läks koos rahvaga templi poole. Enam ei hoolinud eeslikesest keegi. Ta oli šokeeritud. Nii üürike oligi siis olnud tema tähetund. Eeslik ei mõistnud, et ta oli sellega täitnud oma elu tähtsaima ülesande. Kanda Jeesus, tema oligi olnud see mees, kes eeslikesega ratsutas inimeste juurde. Kogu kiitus ja au kuulub Jeesusele, aga tema vajab meid, jonnakaid ja isekaid eeslikesi, et me kannaksime teda nende inimeste juurde, kes teda nii väga vajavad. See on suurim rõõm, mis meile selles elus osaks saada võib. Tahan rääkida Jeesuse eeslist. Ma saan aru, et see on hästi ebatüüpiline ülestõusmispühade eelsel ajal palmipuude pühal pidada jutlust eeslist, aga ma arvan, et see on igati kohane. Mina tahan olla Jeesuse eesel. Kas sina ka? Ma usun, et see võiks vähemalt olla see igatsus, see soov, mis sinu südames on, et olla Jeesuse eesel. Eesel ei ole eriliselt ilus loom. Minu naisele eeslid meeldivad, minule ei meeldinud üldse. Me oleme Korfu saarel käinud mõned korrad, paar korda koos ja siis ükskord naine lausa sai paar kuud elada seal ja tema siis imetles neid Korfu eesleid. Minu jaoks ei olnud nendes midagi imetlusväärset, minu jaoks nad on suhteliselt koledad loomad. Võib-olla mõni solvub nüüd, eks, mis seal ikka maitse asi. Nad paljudes riikides on kasutusel see sõna eesel sõimusõnana, eks, et kui tahetakse kellelegi midagi halba öelda, et sa öeldakse, et sa oled igavene eesel selline. Et see siis harilikult tähendab seda, et kangekaelne ja võib-olla midagi taolist. Eeslid on siis kurikuulsad selle poolest, et nad on ilmus kangekaelsed olendid ja teevad hästi koledat häält.
Eks sa ütled, et see on nüüd küll juba solvang, et sõimab eesliks ja siis hakkab rääkima kui kole ja koleda häälega ja kõik muu. Nad ei ole kariloomad, nendel on selline eripära, et vastupidised hobustele nad nii inimsõbralikud ei ole ja nendelt väga palju midagi ei saa, selles mõttes, et villa nendelt ei saa nagu lammastelt, liha või piima tarbitakse väga harva, nii et selles osas ka nad nagu väga kasulikud inimesele ei ole. Inimesed me ju oleme sellised, et me mõõdame enam-vähem kõige kasulikkust enda mõõdupuuga, et kui minul on kasulik, siis on õige ja hea ja kui mul ei ole, siis ei ole seda. Juutide jaoks oli veel asi selles, et eesel ei olnud nii-öelda košer loom, süüa ei tohtinud, eks, aga oli vajalik tööloom ja ajaloost on teada, et kuskil viimase 5000 aasta jooksul inimesed on kasutanud neid koormate liigutamiseks. Nüüd siis selle Jeesuse eesliloo juurde. Me juba kuulsime Luuka evangeeliumist tänast piibliteksti ja ma sellele tahaks siis nüüd üles ehitada selle tänase jutluse ka. Kõige esimene asi, mis loodetavasti teil ka kõrvu kõlama jäi, oli see, et kui Jeesus oma õpilased saadab seda eeslit tooma, siis sõnum on hästi lihtne. Issandal on teda tarvis. Kui sina tahad olla Jeesuse eesel, ja mina küll tahan, ma loodan, et sina ka tahad, siis esimene asi, millega sa pead arvestama ja millest sa pead oma südames, mitte ainult siin oma kahe kõrva vahel, vaid siin sügaval oma südames aru saama, et Jeesusel on sind tarvis. Mõtle mõni hetk selle, et Jeesusel on sind tarvis. Jeesus ei lähe jalgsi Jeruusalemma. Ehk et siis tema ei lähe oma missiooni täitma ilma sinuta. Jeesusel on sind tarvis. Võib-olla su vanemad sind ei tahtnud. Võib-olla kui see 2 triibuga rasedustest tuli, siis ei hõisatud rõõmust, vaid hakati ohkama, et tarvis jälle veel ühte suud juurde, eks. Sellised inimesi on küll ja veel, ma mõtlen, vanglasüsteemis ma näen neid väga-väga palju, keda mitte keegi ei tahtnud. Vanemad ei tahtnud ja siis võib-olla lastekaitse võttis juba varakult ära ja siis viidi lastekodusse ja seal neid keegi ei tahtnud ja nad on kasvanud üles selle teadmisega, et mind ei ole absoluutselt mitte kellelegi tarvis, et ma olen lihtsalt üks tööõnnetus ja parem oleks, kui mind ei oleks. Mulle ikka meenub selles samas kontekstis üks naisterahvas, kes oli mu hoolealune vanglas, kuna vanglas meil on nii mees kui nais kinni peetavad. Naisi on vähe, neid on seal kuskil võib-olla 780 vahel harilikult, kokku on meil kinni peetavaid kuskil 800-900 vahel, arv kõigub kogu aeg. Ja mäletan siis, tema oli sündinud sellise erakordselt halva stardipaketiga, et tema isa oli kriminaal ja narkomaan ja tema ema oli prostituut ja narkomaan. Ja siis ta oli, ma peast täpselt ei mäletaks, ta oli mingi 8 või 9 aastane, kui ta ütles, et ma olin selleks ajaks täiesti selgelt aru saanud, et mind ei ole absoluutselt mitte kellelegi siin päikese all tarvis. Ja otsustas teha oma vanematele siis jõulusid tol ajal nõukaajal ei peetud näärikingi, eks oli siis aastavahetusel, otsustas teha kingituse, hüpata aknast välja. Ma mäletan, kas see oli 5. või 6. korrus ja keegi lihtsalt viimasel hetkel sai kratist kinni ja päästis teda sellest ära. Ja siis, kui ta natukene vanemaks sai, siis ta hakkas tarvitama igasuguseid erinevaid aineid, hakkas elama sellist elu nagu harilikult sellise stardipaketiga inimestel on oht elada, hakkas tarvitama erinevaid aineid, siis ei käinud enam koolis, siis ta saadeti juba Kaagvere erikooli, siis kui ta sealt jalga lasi, siis ta ei osanud ennast millegagi ära elatada, ta hakkas oma enda keha müüma pervertidele, kes tahtsid ära kasutada sellist noort tüdrukutirtsu. Ainete tarvitamine süvenes, natuks aja pärast oli ta juba kangete opiaatide mõju all, mis on õudne asi. Ma ei tea, kui mitme 1000 inimesega tegelenud nende aastate jooksul, kes on selle asja konksus ja see on õudne. See hävitab inimese elu nagu ülikiiresti ja väga kapitaalselt ära. Ja siis ta oli selline võib-olla hilisteismeline alla 20, kui ta juba pidi töötama bordellis, müüma ennast mingisugustele haigetele pervertidele, kes oma seksuaalseid himusid tema peal rahuldasid.
Ja see lugu on, ma olen selle kusjuures temaga omal ajal kooskõlastanud, et seda lugu ma kasutada võin pseudonüümi all, küll ma kunagi ta nime ei avalikustaks. Aga pluss siis kõik need ainete tarvitamised, igasugused haigused, mis sellega kaasas käivad, igasugused hepatiidid ja HIVid ja kõik muud ja nii edasi. Ja siis, kui omal ajal vist oli arestimajas, kui ma temaga tegelema hakkasin, siis istub seal vastas ja põhimõtteliselt see nüüd palun väga, võta ja tegele inimesega, kellel on antud selline stardipakett, et mitte keegi sind ei tahtnud, vanemad sind ei tahtnud, ühiskond sind ei taha, mitte keegi sind ei taha, sa oled lihtsalt nii-öelda ühiskonna prügikasti visatud ja nii edasi. Ja siis hakkas ta vaikselt otsima seda väljapääsu, hakkas Jumalat otsima ja nii edasi. Psalm 27:10 Taabet ütleb nõnda, mu isa ja ema hülgasid minu, aga issand võtab mu üles. See on üks infokillukene, mida me tegelikult mitte kusagilt välja täpsemalt ei loe, et mis värk siis Taabetil selle perega oli. Tema emast ei räägita meil praktiliselt mitte midagi, tema isast räägitakse vähe, aga ilmselt Taabet oli pärit üsna katkisest perest. Siis, kui ta 7 venda kutsuti prohvet Samueli ette nii-öelda siis kuninga kandidaatidena prohveti ees seisma, siis teda peeti nii mõttetuks meheks, et teda ei vaevunud keegi kohalegi kutsuma. See iseenesest juba näitab, et isa temast ei arvanud tõenäoliselt suurt midagi. Et kui keegi üldse, siis vanem vend Eliab või keegi teine, aga Taabet, see mingil juhul ei ole. Ja Taabet siin tunnistab, et millisest stardipaketist tema oma elu alustuseks. Isa ja ema hülgasid minu. Milles see täpselt väljendus, me veel kord ei tea. Eks Taabet siin lihtsalt annab meile sellise infokillukese, mida ma mitte kusagilt mujalt üles ei nopi. Ja ta ütleb, et aga issand võtab mu üles. Jeesusel on sind tarvis, saad sa aru sellest? Ma saan aru, et see mõne jaoks on nii lihtne, nii selge, et tule räägi mulle mingit targemat juttu. Reeglina asjad, mis meid aitavad, ei ole mingid süvafilosoofilised, süvapsühholoogilised, süvateoloogilised, mingid kõrgelennulised asjad. Enamasti on need sellised lihtsad, elementaarsed asjad, mis jõuavad siit siia ja siis päriselt muudavad su elu. Enamasti ei ole tegemist sellega, et sul on tarvis mingit eriti kõrget ilmutust, eriti jahmatavat mingit elamust, vaid tõenäoliselt see teadmine, et Jeesusel on sind tarvis. Isegi siis, kui sa tunned ennast nagu see eesel, Jeesusel on sind ja mind eeslit tarvis. Isegi siis, kui kellelgi teisel sind ei ole tarvis. Isegi siis, kui su abikaasa ütles, et sa oled täiesti mõttetu inimene, ma ei saa üldse aru, miks ma kunagi sinuga koos elama hakkasin, miks ma sinuga abielluma pidin. Isegi siis, kui võib-olla su töökaaslased ütlevad, et sa oled ikka nagu nii nüri, et nii nüri pliiatsit on raske sellest karbist leida. Ja Jeesus ütleb, mul on sind tarvis. Lase sellel imbuda, nagu ma ütlesin, siit siia, oma mõistusest, oma südamesse, et Jeesuse sõnad olid väga selged. Issandal on teda tarvis. Jeesus tunneb sind nimepidi. Me ei ole mitte lihtsalt mingi statistika kuskil number, vaid ta tunneb sind nimepidi, armastab sind ja vajab sind. Jumalal on sinu elu jaoks plaan ja eesmärk. Ma lahti ei hakka tegema, ma usun, et enamik teist nii ehk teavad seda Psalm 139, mis ütleb, et enne kui sa mind ema ihus valmistasid, sa juba tundsid mind. Enne kui ma ema ihust väljusin, sa juba määrasid mind selleks ülesandeks. Kõik mu päevad on kirjutatud sinu raamatusse veel enne minu sündimist. Jumalal on sinu elu jaoks nii-öelda stsenaarium valmis kirjutatud ammu enne, kui sina siia ilma oled tulnud. Ja parim elu ja kõige tõhusam elu ja kõige õnnelikum elu on sul siis, kui sa mõistad seda eesmärki ja hakkad seda stsenaariumit vähehaaval niimoodi palves ja Jumala vaimu läbi studeerima. Oled sa nõus? Parim elu. See ei pruugi üldse võrrelda ennast kellegi teisega, et kuidas kellelgi teisel läheb, et tema on edukas ärimees ja tema on tuntud kunstnik ja tema on hea laulja ja mida iganes veel. Absoluutselt. Igaühel teist on oma rada käia. Igaühel teist on mingi oma spetsiifiline eesmärk Jumala plaanis, millega sa siia ilma sündinud oled ja Jeesus vajab sind. Aamen võiks vähemalt öelda. Või vähemalt, et te mõtlete ikka kaasa.
Inimese elus on mingi jumalik eesmärk, nii nagu me näeme Jeremiia raamatust. Enne sündimist kutsutud prohvetiks, Simsoni elus, enne sündimist kutsutud kohtumõistjaks, Rist ja Johannese elus, enne sündimist kutsutud, määratud Jeesuse tee sillutajaks, eks. Paulus ütleb, et ema ihust kutsutud ja valitud. Ja need ei ole mingisugused üksikud erandid, et jah, nende puhul on, need on kõik kõvad jutlustajamehed, on ju. Aga mina ei ole. See on ebaloogiline, et kui Jumalal on suur tervikplaan, et siis tal ei oleks plaani väikeste osade jaoks. Selles mõttes, et suur plaan koosneb väikestest. Suur pilt koosneb väikestest. Suur pusle koosneb väikestest tükkidest. Nii et selles mõttes ära vaata selle peale nii, et jah, see Jumala plaani jutt, see on mingitele jutlustajatele ja pastoritele ja nii-öelda Jumala riigi töötegijatele, aga mitte mulle. See on absoluutselt kõigile. Kui palju iganes sulle selleks on antud talente ja Jumala võidmist ja väge, see on tehnika küsimus. Ta varustab meid kõige vajalikuga. See kutse ei pea ilmtingimata olema Jumala riigi töö. No ma mõtlen täis kohaga Jumala riigi töö. Sa võid olla kutsutud õpetajaks, sa võid olla kutsutud sotsiaaltöötajaks, sa võid olla kutsutud koduperenaiseks, sa võid olla kutsutud põllumeheks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. See on tehnika küsimus, aga kõigil meil on mingi eesmärk. Eks? Ja eesmärk peaks tegelikult, ma ütleks, et inimese elu kõige esimene, kõige olulisem ülesanne on saada aru sellest, nagu ma ütlesin, et see Jumala stsenaarium, et mis on minu jaoks kirjutatud osa selles. Kõige õnnetumad inimesed on need, kes seda ei tea, kes arvavad, et seda pole kirjutatud, või need, kes püüavad kellegi teise stsenaariumi järgi toimetada. Need on nii nagu Taavet Sauli sõjavarustuses püüdmas Koljati vastu võidelda. See ei sobi sulle, ei hakka sulle mitte iial sobima. Mine või rätsepa juurde, lase seda parajaks teha, no ei hakka sobima mitte kunagi. Ära võrdle ennast kellegi teisega. Oled sa nõus, et me vahel tihti peale kipume seda tegema ikka? Mäletan aastaid tagasi mul oli selline dilemma, et vaatasin seda, mismoodi mõned kirikuõpetajad, sellised väärikad kirikhärra tüüpi jutlustajad ja kirikuõpetajad, kuidas nemad ennast ülal peavad ja kuidas nad jutlustavad ja mõtlesin, et kas ma peaks ka püüdma olla selline? Et selline väärikas, selline kirikhärra tüüp, et ikkagi ta on väga teadlik oma kõrgest väärtusest ja siis peab ennast vastavalt ülal ja kõik need maneerid sellised ja vaatan ja mõtlen, et ei hakka mina sellist Sauli relvastust kunagi kandma. Vaat ei hakka ja kõik. See ei sobi mulle. Ja meil oli, tol ajal ma olin siis teoloogilises seminaris veel tudeng, meil oli dekaaniks, oli hästi armas selline usklik naine nagu Lii Lilleoja, ta on eripedagoogika õppejõud praegu Tallinna Ülikoolis, ta oli aastaid metodisti seminari dekaan siis. Ja tema ilmselt aimamata ise, et ta tegelikult räägib prohvetlikult, ütleks, et tead, Allan, kui mina saaks, mina suunaks sind noortevanglasse kaplaniks. Aga mina tol ajal käisin lihtsalt vabatahtlikuna vanglates jutlustamas. Ma ei mõelnudki kaplani ametist tol ajal üldse. Ma ütlesin, et ma vabatahtlikuna käin ja see mulle sobib ja kogu lugu. Ja siis ühel hetkel, kui Jumal tegi selgeks, et see on osa minu kutsumusest olla kaplani ametis, siis vaadates selle peale mõtlen, et sinna sobin ma väga hästi sellisena, nagu ma olen. Ma ei pea püüdma olla väärikas kirikhärra. Seal väärikas kirikhärra tõenäoliselt torpedeeriks siis enda ettevõtmisi. Sa ei saa inimestega jutu peale sellisena. Ja ma näen, et tegelikult Jumal teadis ette, milliseks ta mind lõi, andis täpselt sellised annid ja omadused. Muidugi ma pean endaga tööd tegema ja vaeva nägema ja vahel oma iseloomu laskma Jumalal lihvida ja see kõik on omal kohal, eks. Aga sa ei pea püüdma olla keegi teine. Jeesus teab, kes sa oled ja Jeesus vajab sind täpselt just sellisena. Võib-olla sul on suured kõrvad peas ja teed koledat häält ja vaatad peeglisse ja mõtled, et mida see eesel mind vahib. Jeesusel on sellist eeslit tarvis. Ja ta kusjuures ei vaja mitte lihtsalt töölooma nagu mingit koorma eeslit.
see on ka minu probleem vahel olnud, et näed ennast ainult sellise nii-öelda tööloomana, et Allan Kroll on vajalik selleks, et midagi teha niimoodi. Hambad ristis läbi halli kivi, selline sportlase kangus ka siin veel ja siis üks hetk saad aru, et Jeesus ei vaja sind lihtsalt koorma eeslina, vaid ta vajab ka sellist isiklikku suhet. Amen. Mulle väga meeldib see, mida ütles selline mees nagu Nick Vujicic, kes käis meil mõned aastad, see oli vähem kui aasta tagasi vist või, kes Oleviste kirikus rääkimas. Ja Vujicic ütleb väga hästi, kui Jumal saab kasutada ilma käteta ja jalgadeta meest, et olla tema käteks ja jalgadeks, siis saab ta kasutada ükskõik keda. Mees, kes sündis ilma käteta ja jalgadeta, nii et tal mingi väike könt siin kuskil paremal pool on vist 2-3 varvast seal ja praegu mees särab rõõmust ja süstib optimismi miljonitesse inimestesse üle terve maailma, eks kuigi ta ei ole mingit imet kogenud, et nüüd füüsilised, ma ei tea, käed ja jalad kasvaks otsa, aga ta saab olla inspiratsiooniks, nii nagu ütleb. Kui Jumal saab kasutada käteta ja jalgadeta meest, et olla tema käteks ja jalgadeks, siis ta saab kasutada ükskõik keda. Üks 19. sajandi kõige kuulsamaid jutlustajad oli Chicagos selline mees nagu Dwight Lyman Moody. Võib-olla olete kuulnud, D.L. Moody öeldakse tema kohta harilikult. Dwight Lyman Moody ütleb väga hästi selle kohta, anna oma elu Jumalale, tema oskab sellega rohkem teha kui sina. Hästi lihtne. Ta oli hästi lihtne mees ka, väga võimas jutlustaja, kingakaupmees enne seda ja Moody ütleb niivõrd hästi, et anna oma elu Jumalale, tema oskab sellega teha rohkem, kui sina oskad. Nii et esimene mõte oli siis see, et Jeesus vajab sind. Hästi lihtne mõte, ma ei püüagi täna mingit keerulist teoloogiat siin kellelegi õpetada, vaid väga lihtne, aga väga oluline, kui sa sellest oma südamega aru saad. Teiseks, Jeesus päästab sind vabaks ja kutsub sind enda juurde, nii nagu selle eesli loos olid. Eks tulid Jeesuse 2 õpilast ja päästsid ta lahti, eks. Sageli meie elus on probleem see, et me oleme ise seotud, me ei saa vahel Jeesuse juurde tulla isegi. Mina oma töös puutun kogu aeg kokku sellega. Praktiliselt ikka suurem osa kaplani tööst on tegelemine inimestega, kes on väga-väga tõsised puntras, seotud igasuguste kõikvõimalike kujutletavate ja mitte kujutletavate asjadega. Narkosõltlasi nagu mitte sadade, vaid reaalselt tuhandete kaupa, alkohoolikuid, kasiinosõltlasi, igasuguse taustaga inimesi, kes on niimoodi seotud, et tavainimene võib-olla nendega väga palju kokku ei puutu. Suurem osa minu tööst on just see, et suurem osa kaplani tööst ei ole jutluste pidamine, vaid on selline üks-ühele nii-öelda psühholoogi sarnane nõustamistöö kinnipeetavatega. Ja siis sa näed neid inimesi, kes on orjastatud, igatpidi seotud kinni. Ja nüüd Jeesus kasutab selleks meid kui oma kogudust, et neid inimesi köidikutest vabaks päästa. See on tülikas töö. Oled sa nõus? Ma teen väikse kõrvalepõike. Selle Laatsaruse surnust üles äratamise lugu on minu jaoks üks selliseid kõige kõnekamaid selles üldse, et Jeesus ütleb, Laatsarus tule välja. Laatsarus tuleb hauast välja, ta on käsist ja jalust surilinadega seotud, eks ta ei saa, ta on nagu muumia põhimõtteliselt, ta ei saa normaalselt liikuda ise. Ja mida Jeesus ütleb oma õpilastele? Päästke ta lahti ja laske ta minna. See on huvitav mõte siin, et Jeesus äratab ta küll üles, aga Jeesus ei ole see, kes hakkab temal neid surilinasid sõrmede ja varvaste käte ja jalgade ümbert ära harutama, vaid ta selle annab oma kogudusele, oma õpilastele. See on sinu ja minu roll nüüd. Muidugi me teeme seda Jeesuse mandaadiga ja tema tarkusega ja tema väega, aga tema annab meile selle ülesande. Aga mõtle, kui sina oleks olnud üks Jeesuse õpilastest sellel hetkel seal, ja tuleb välja mees hauast, kes on olnud hauas 4 päeva, ta lehkab nagu vastik raibe. Ma saan aru, et see on hästi selline pühapäevahommikune kiriklik jutt, et hakata rääkima mingist kõdunevast laibast, aga täpselt nii see oli. Sa kujutad ette, tuleb välja hauast mees, kes on täiesti elus, aga need surilinad tema ümber lehkavad nagu vana raibe. Ja siis Jeesus ütleb, päästke ta lahti ja laske ta minna. Mina ei puutu sõrme otsaga, see lehkab ju. Juutide jaoks
kõik, mis oli surmaga seotud, oli ülirõve ja nii mitte koššer, kui veel olla saab. Ja nüüd Jeesus ütleb sulle, et võta ja hakka oma käsi määrima sellega. Väga paljud kristlased ütleksid, ma ei tunne juhtimist. On see nii, eks? Ma ei tunne juhtimist seda teha, et las pastor Aldo teeb või las keegi teine, ma ei tunne juhtimist. Ma oma käsi sellega ei määriks. Ja siis me mõtleme, miks need inimesed on sellised, nagu nad on. Paljud ei vaevu sõrmegi liigutama selleks, et aidata kellelgi teisel vabaneda. Jeesusel on seda eeslit tarvis, tema saadab meid teele, päästke lahti, laske minna. Meie ütleme, et ei, mul on endalgi tegemist, mina ei taha oma käsi määrida sellega. Laatsaruse lugu on, ma ei taha liiga kaugele kõrvale kalduda sellest, aga see on minu jaoks niivõrd kõnekas. Jeesus äratab ta surnuist üles, nii nagu Jeesus äratab vaimset surnud inimese patuunest üles ja toob ta sellest hauast välja. Mida meie kogudusena nüüd teeme siis, kui meil tulevad kogudusse sellised laatsarused, käsist ja jalust seotud ja laiba lehk juures? No mõned kogudused ütlevad, et saatke ta sinna hauakoopasse tagasi, ta lehkab nagu laip, ta ilmselt ei ole surnust üles tõusnud. Ta ilmselt ei ole päästetud, ta ei saa olla, kui haiseb niimoodi ju, eks? Mõned kogudused, sellised liberaalsemad, need ütlevad nii. Ei see on lihtsalt uus normaalsus. See on selline parfüüm, võib-olla teile ei meeldi, aga mitmekesisus ja kaasahaaramine ja kõik need muud toredad populaarsed terminid, võtke omaks, las jääda nii, kui see oli ja nii, kui see on. Mis te arvate, selline sobiks? Vist mitte. Mida siis peaks tegema? Peaks tegema nii, hauakoopasse tagasi saata on kuritegu. Seda mõned hästi konservatiivsed kogudused ja kirikud teevad. Kui see ikkagi ei ole nagu nii püha nagu meie kõik siin, et sul on ikka tiivakontidest juba tiivad ka välja vaikselt pungitamas, et siis mine tagasi, me ei usu, et sa päästetud oled, me ei usu, et sa oled Jumala laps. Mõned teised on selle skaala teises otsas, nagu ikka see liiklus käib nagu ühest kraavist teise kraavi. Mõned on teises kraavis, ütlevad nii, et normaalseisund ja ju ta siis on selline. Ma olen vanglas nii paljudega suhelnud, kes on, kui me räägime mingisugustest seksuaalidentiteediga või sooidentiteediga seotud teemadest. Ma olen suhelnud seal terve hulgaga, kes on täiesti konkreetselt olnud nii-öelda selles vikerkaare asjas sees ja saanud päästetud. Ma olen näinud, kuidas nii-öelda vikerkaare rahvas on sündinud uuesti, saanud püha vaimuga ristitud ja on otsustanud, et nad tahavad saada vabaks. Alas hiljuti oli vestlus ühe sellise taustaga inimesega. Mida sa tunned nende suhtes? Kas sa mõtled, et nad on jäledad, haisvad mingisugused laatsarused, kes pole veel surnust üles äratatudki? Või sa näed temast seda, et jah, ta on surnust üles tõusnud, vaimselt saanud elavaks, uuesti sündinud. Aga ta vajab vabastamist ja ta ei saa ise ennast tihti peale vabastada. Laatsarus ei saanud ise hakata neid surilinasid enda ümbert ära koorima. See on nüüd koht, kus kogudus peaks võtma ja kui tarvis tegema käed mustaks. Võtame, et sul on keegi kolleeg, töökaaslane, naaber, võib-olla keegi sugulane, kes on mingisuguse sellise asjaga seotud, siis see ei ole alati kerge. Veel kord, oma käsi määrid ära. Ja. Haiseb halvasti. Ei ole meeldiv kuulda neid jutte, ei ole meeldiv näha kõrvalt seda kõike, aga sa saad aru, et kui selliseid inimesi koguduses ka ei päästeta lahti ja ei lasta minna, kus siis veel? Olete nõus? See on meie mandaat. Jeesus saadab oma õpilased, ütleb, päästke lahti, tooge siia. Jeesus kasutab oma kogudust selleks, et inimesi köidikuist lahti päästa, nii nagu Laatsaruse loos, nii nagu selles eesli loos. Need võivad olla mingid sõltuvused, see võib olla lihtsalt selline üübermadal enesehinnang, see võib olla depressioon, see võib olla mingi muu asi, eks. Ja see on Jeesuse initsiatiiv, mitte meie oma. Jeesus on see, kes andis selle korralduse lahti päästa ja minna lasta. Nii et siin on mõttekas mitte vastu punnida, vaid lasta tal teha seda, mida tema tahab. Ja ma usun, et tõeline vabadus on tegelikult teha seda, mida Jeesus tahab, mitte vabadus teha ükskõik mida iganes see patune loomus igatseb. Olete nõus? Umbes pooled teist on. Mis me siis nende teistega teeme? Kutsume pärast teist palvele.
Johannese 8:36 ütleb, et kui nüüd poeg suure algustähega, jutt Jeesusest, teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Kui poeg teeb vabaks, siis te olete tõeliselt vabad. Ja kui te loete sama peatüki salmid 31 ja 32, kus Jeesus seal ütleb nii, et kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks, siis Jeesus harilikult vabastab läbi oma sõna. Amen. Läbi oma sõna, läbi oma vaimu loomulikult ka seal, kus on issanda vaim, seal on vabadus, nii et läbi sõna, läbi vaimu ta seda teeb. Kuhu nüüd vabana minna? Eks mida teha siis? Eeslikke on lahti päästetud, kuhu minna siis? Kas tagasi maailma või Jeesuse juurde? Mul oli täna hommikul hea võimalus, ma just astusin oma kodumajast välja, hakkan istuma autosse ja vastas majas keegi ütleb, tere Allan, vaatan, üks minu hoolealune, kes just alles välja sai, kes vist oli äkki eelmine nädal või midagi sellist. Et just alles vanglast vabanenud ja läksin juurde, puhusin juttu natukene, et vaata, et nad vanglas sa käisid kirikus, vanglas sa vähemalt niivõrd, kuivõrd sa oskasid, hakkasid vaikselt Jumalat otsima. Mida siis nüüd teha? Mõnede jaoks Jeesus pole enam vajalik. Jeesus oli vajalik selleks, et lahti päästa sealt posti küljest. Ja siis on ihahaab, kõrvad tagurpidi ja patu teed pidi nii, et maa must selja taga. Kujuta ette seda rõõmsat eeslit, et jess, nüüd on unistuste elu käes. Nüüd ma ei pea enam seda vastikut peremeest kuulama ja ei ole enam posti küljest kinni. Paraku selliseid on omaaegu palju. Ja mida ma sellistega teen, eks ma harilikult palvetan, et Jumal vähemalt hoiaks neil hinge sees. Et püsiks elus, sest päris paljud ei püsi. Ma olen ise matnud oma hoolaluseid ja ikka jälle kuulen, et seda mäletad ja surnud, seda mäletad ja surnud. Noored inimesed, suurem osa neist noored inimesed. Et sai välja, hakkas jälle midagi tarvitama, üle doos surnud. Kurb selles mõttes, et sa näed seda potentsiaali, mis tast oleks võinud saada ja siis tema oli üks nendest eeslitest, kes posti küljest lahti päästeti ja selle asemel, et nüüd hakata koos Jeesusega liikuma, tema hakkas hoopis vana elu poole tagasi minema. Mõne puhul, ma tean, et ma olen seda vanglas 100 korda korranud ja mõnda pahandab, mõnda julgustab. Mõne inimese puhul ma olen öelnud nii, et tead, et ilmselt ainus põhjus, miks sa elus oled, on vangla. Ilma vanglata sa oleks ammu 2 meetrit mulla all, et see vangla on päästnud ilmselt, ma võin ilma liialdamata väita, ilmselt 1000 inimeste elu päästnud nende endi eest. Nad ise aktiivselt hävitavad seda. Kurat on siin loomulikult mängus ja pahad sõbrad on siin mängus ja kõik muud faktorid veel, aga lõppude lõpuks ikkagi see on päästnud teda tema enda eest. Et oluline on, et kui ikkagi on lahti päästetud, siis et inimene hakkaks käima koos Jeesusega. Hakkaks kandma Jeesust, mitte nii, et ihahaa, löön takka üles ja põrutan siis maailma poole tagasi. Nii et siis, kuhu nüüd minna? 2. Timoteus 1:9 Paulus ütleb sellise huvitava mõtte Jeesuse kohta, kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega. 2 olulist detailit, päästnud ja kutsunud. Kui sa oled päästetud, siis sa oled ka kutsutud. Ei ole võimalik, et sa oleks päästetud ja ei oleks kutsutud. Need 2 käivad koos. Päästetud ja kutsutud püha kutsega. Sina samamoodi, kui sa oled Jumala laps, sa oled päästetud, sa oled teel taevasse ja kõike muud, eks, aga eesmärk siin maapealses elus ei ole lihtsalt kuidagi aega surnuks lüüa, et lõpuks taevasse saada. Siis on terve maapealne elu ju täiesti tarbetu ja mõttetu. Siis oleks palju lihtsam, et palud patuse palve ja kukud surnult maha. Või vähemalt siis, kui sind ristitakse, siis jäetakse pisut kauemaks vee alla. Kasulik, eks? Pääseb otse tee taevasse. Ei mingit riski, et äkki langeb usust ära või midagi sellist, et ristimistalitus kõigi lisadega. Et nagu Luter seda nimetas vana inimese uputamiseks, et see vana inimene uputatakse nagu ära tervenisti, nii et enam veest välja elusõna ei tulegi. Loomulikult mõned inimesed ei saa aru, kuhu sa nüüd lähed. Kui sa oled vabaks tehtud, mõned inimesed ei saa aru. Ma ei tea, millal see ilmub, aga Õhtuleht tegi minuga intervjuu ja vist peaks äkki järgmine nädal või millalgi ilmuma, kui mu info on õige.
sellest, kuidas Jumal omal ajal mind sellest jamast välja kiskus. Ja ma ütlen, minu elus oli küll nii, et minu vanad sõbrad ei saanud aru, mis selle Allaniga juhtunud on, et mingisugune usujutt ja mu tüdruksõber, kes mul tol ajal oli, ei saanud aru, temaga läksime lahku. Vanad parim sõber, kellega me olime nagu särk ja püksid, ei saanud aru, mis minuga on juhtunud, läksime laiali, nagu poleks kunagi tundnudki teineteist ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ära seda imelikuks pea. See, et mõni teine eesel seal laudas arvab, et sa oled nüüd peast põrunud oma mingi Jeesuse jutuga, las arvavad. Aga minu reputatsioon. Keegi jutlustaja ütles hästi, et Jumal lunastas mind minu reputatsioonist juba ammu. Mõnikord on tarvis lunastada reputatsioonist. Kui see on nii tähtis, et ei saa Jeesust järgida, siis ta tõenäoliselt peab lunastama meid sellest. Järgmine mõte. Esimene oli siis see, et Jeesusel on sind tarvis. Amen. Jeesus, issandal on sind tarvis, Jeesus ütleb seda oma õpilaste kaudu. Jeesus päästab ja teeb vabaks ja kutsub sind enda juurde. Ja nüüd kolmas on siis see meie elu, ma ütleks, et kõige olulisem missioon. Kanna Jeesust teiste inimeste juurde. Täpselt nii, nagu see väike eeslikene. Eesmärk ei ole ju lihtsalt vabaks saada. Eesmärk on kanda Jeesus teiste inimeste juurde. See on antud ülesanne tegelikult kõigile kristlastele. Mitte ainult jutlustajatele, pastoritele, kaplanitele, see on absoluutselt meie kõigi ülesanne. Kanda Jeesust inimeste juurde. Ükskõik, kes sa oled, kus sa oled või mida sa teed. Ma ei hakka eraldi mingit evangelisatsiooni jutlust siin pidama, aga mõte ikkagi on see, mis siit välja koorub. Väga paljud kristlased lihtsalt kolivad oma elu sellisesse mugavasse kirikuelu getosse. Seal on mugav olla, seal on kõik, kes sind mõistavad, seal on vennad-õed Kristuses ümber. Kui mina olin noor kristlane, ma hakkasin üsna varsti juba avastama seda, ma siis juba õppisin piiblikoolis, käisin kirikus, jutlustasin kogudustes ja nii edasi. Hakkasin avastama, et aga mul ei ole praktiliselt üldse enam uskmatutest inimestest sõpru ega tuttavaid ümber, et ma olen kiriku getosse kolinud täiega. Ja kuna ma töötasin ka ju piiblikoolis, ma töötasin kristlikus keskkonnas, ümberringi olid ainult usklikud, siis ei olnud mitte midagi, mingit kontakti. Ja mõtlesin, et aga üks koht mul siiski on ja see oli trenn. See oli mu trenn, see oli spordisaal, kus ma trenni tegin. Mõtlesin, et seal vähemalt mul on ümber inimesi, kes ei tea Jeesusest mitte midagi, kellele ma saan siis nii-öelda kanda Jeesust nendeni. Ja hakkasin palvetama nende pärast. Nii hästi või halvasti, kui ma suutsin, ma püüdsin seal evangeliseerida neid. Ma panin mingi kristliku temaatikaga trennisärgi selga. Mul oli üks mingisugune ilmselt satanistist trennikaaslane, kes kiristas hambaid selle peast. Tema käis mingisuguste kollide ja tontidega sealt. Aga ta ei kobisenud ka midagi, sest ta oli palju nõrgem minust. Lihtsalt treeningraskused ta olid nagu oluliselt nõrgemad kui mul, nii et ta nagu midagi köhima ei tulnud sellest, et kuule sina Jeesuse vend siin. Mina käisin uhkelt selle, see oli nagu selline traktaat T-särgi kujul. Käisin sellega ringi, et vaadake ja arvake, mis te tahate. Peal oli kiri, ma natuke tausta räägin, jõusaalides Ameerikamaal on selline loosung no pain, no gain. Pole valu, pole kasu. Aga seal oli siis selja peal oli see kiri his pain, your gain. Tema valu, sinu kasu. Ja siis oli Jeesuse peopesa ja naelselt läbi löödud selline pilt, et Jeesus suri sinu eest, kannatas sinu eest. Ja ees oli siis pilt Jeesusest, kelle selja peal oli suur raske rist, selline maskuliinne liha, selline Jeesus, ja kes surub siis selle risti oma selja pealt üles ja risti peal oli kiri bench press this, eks proovi seda rinnalt suruda, et maailma patukoormaga hakkama saada. Ja siis üleval ja all oli Lord's Gym. On Ameerikas selline jõusaalide kett nagu Gold's Gym. Golds on siis omaniku nimi, et selle jõusaal ja see oli siis issanda jõusaal. Ja väga-väga lahe, mulle väga meeldis sellega käia ja irriteerida inimesi. Aga asi toimis. Ma mäletan siiamaani, kus üks inimene tuli ja hakkas küsima, et kuidas selle usuvärgiga on. Ja siis ma tilgutasin talle nagu pipetiga seda evangeeliumi vähehaaval. Ma saan aru, et üledoosi ei ole mõtet tekitada. Et kui ma nüüd kargan talle nagu 4 käpaga kallale nagu kastrotile, et siis tõenäoliselt laseb jalga.
Tegin trenni edasi, vaatan silmanurgast, tüüp kiheleb, et käib nagu kass ümber palava pudru, tuleb tagasi. Aga kuidas selle asjaga on? Vastasin tal sellele ja tegin näo, nagu mind ei huvitaks, küpsetasin teda meelega. Natuks aja pärast tuli uuesti ja asi päädis siis sellega, et ta läks nelipühilaste noorte koosolekule, sai seal päästetud, sai Jumala vaimuga täidetud, sellest on nüüd möödas üle 20 aasta, ma ei hakka nimetama kus, aga ta on praegu koguduse töötegija, mitte Tallinnas, aga kuskil väiksemas Eesti linnas koguduse töötegija, endiselt usus, endiselt vaimus. Nii et siis, kui mind kutsuti tema pulma, siis ma tema abikaasale laulatusega ütlesin, et sa nüüd võid mulle tänulik olla, et ma sinu abikaasa omal ajal Jeesuse juurde tõin. Mitte, et see oleks minu töö, mina lihtsalt olin eesel, kes kandis Jeesuse selle inimesele nii, nagu tema seda mõistis. Mingi vahe, ma mäletan, tuli terve trobikond selliseid jämekaelasid võistlussportlasi meil kirikusse. Paraku nad loomulikult kõik püsima ei jäänud, aga üks oli nii, et ta sai usklikuks ja päris tõsiselt võttis asja. Aga ilmselt maailm ahvatles nii tugevalt, et ta mingi hetk mitte ainult usust langes tagasi, vaid ta oli meil spordisaalis treener ja ilmselt siis maailm ahvatles, et tahaks natukene rohkem raha ja uhkemaid autosid. Ja mingi hetk ma vaatasingi, et tekkisidki uhked autod ja ilmselt mingi lisasissetulek. Ja natuks aja pärast selgus, et see lisasissetulek oli olnud kriminaalne. Nad olid hakanud vargusi ja röövimisi tegema ja siis ühe röövi käigus nad ühe mingi varaomaniku ära tapsid. Ja kukkus vangimees. Ja see oli päris jõhker vaatepilt, et ühel hetkel ta on nagu Eesti tipptaseme sportlane, järgmisel hetkel on ta vangis. Ja siis, kui ta sealt vanglast aastaid hiljem välja sai, siis ma mäletan, kuidas me saime spordisaali riietusruumis kokku ja seal teisi sportlasi veel kõik. Ja siis küsib minu käest, et tolun, et kas ikka selle asjaga tegeled? Ei saa ju öelda, et kas sa ikka kirikus käid ja usus oled. Et sa pead küsima, et kas sa selle asjaga tegeled? Ja ma ikka tegelen selle asjaga. Et kuule, et kas teil seal neid raamatuid ei ole? Ei saa ju küsida avalikult, et kas sa kirikus käid ja kas piiblit oleks. See oli see, mida ta öelda tahtis. Ma ütlesin, et ma tegelen endiselt selle asjaga ja meil on raamatuid, mida sa vajad ja sain talle piibli anda. Nii et Jumal ikkagi midagi tema südames oli teinud, nii et oli kurb, väga kurb vaatepilt, et kui sa näed vanglasse pikka karistust kandma minemas Eesti tippsportlast ja välja tulemas piitspeenikest amfetamiini süstivat narkomaani. Ta hakkas vanglas tarvitama ja paljud on öelnud, et tol ajal Murru vanglas tarvitati ja müüdi rohkem kui vabaduses. Mul üks tuttav rehabilitatsioonikeskuse juhataja, kes ütles, et oli väljas neil omal ajal, kui ta veel ise ka tarvitaja oli, et väljas olid ained otsas ja siis helistati Murru vanglasse ja küsiti, et kas teil on ja ütles, et ja meil on ja siis mindi väljast Tallinnast, mindi Murru vanglasse, et saada narkot ja tuua see linna tagasi ja täpselt nii tehtigi, nii et sellised huvitavad manöövrid. Aga ühesõnaga, tagasi tulles selle juurde, meie ülesanne on kanda Jeesus inimeste juurde. Ma arvan, et mõned kristlased kaotavad selle oma esialgse selle tulisuse ära sellepärast, et nad muutuvad sellisteks kinni kasvanud veekogudeks, et nad küll saavad sõna ja vaimu, aga välja ei voola midagi. Siis nad on sellised nagu kinni kasvanud krooksovaid konni täis veekogud, kus põhimõtteliselt mingit elu eriti ei ole. Ja siis nad mõtlevad, et ju siis meil on võib-olla vilets jutlustaja kantslis või võib-olla meil on mingi muu probleem kuskil. Koguduses pole armastust, vaimu ei ole ja armastust ei ole, need on need kõige sagedasemad etteheited. Ja ma olen näinud seda, kus mõni inimene ühel hetkel hakkab jagama välja, tekib see väljavool ja siis tekib värskus. Konnatiigist saab selline mõnus värske veega veekogu, värskus tuleb tagasi. Väga paljude inimeste puhul ei aita see, et sa palvetad, et Jumal täida taas vaimuga ja anna värskus tagasi. Aitab see, kui sa hakkad jagama välja seda, mis sul on antud. Amen, mõned noogutavad, ilmselt olete kogenud seda. Sa võid lõputult panna käsa peale nii kaua, kui pealagi on paljas sellest.
et vaim tuleks ja täidaks ja mida iganes veel, ja kuni ta ei hakka kandma Jeesust inimesteni, seda värskust ei ole, seda värskust ei tule ja siis ikkagi inimene otsib põhjust kuskilt mujalt. Põhjus on siis, ma ei tea, vilets kogudus, kus pole vaimu ja kus pole armastust ja vilets pastor seal kantslis ja kõik muu, eks, ja võib-olla asi laheneks väga lihtsalt, et hakkad jagama välja. See on asi, mis ma ütlen, mulle kaplanitöös kõige rohkem meeldib, et ma saan päevast päeva tegeleda inimestega, kes võib-olla mitte midagi Jeesusest ei tea ja sa saad neile rääkida Jeesusest, saad nii-öelda olla see eesel, kes kannab Jeesuse nende inimesteni, kes võib-olla ise iialgi oma jalga üle kiriku lävepakku ei tõstaks. Võta see ka missiooniks endale. Sind on tarvis Jeesusele, ta vabastab sind, tahab sinu kaudu vabastada teisi ja tahab, et sina kannaks Jeesust nende inimeste juurde. Kõik inimesed kannavad midagi tegelikult. Absoluutselt kõik inimesed kannavad kas oma patukoormat, oma mingisugused isiklikke ambitsioone. Mina tahan küll, ma tahaks küll väga olla see, kes kannab Jeesust. Et mina saaks kanda teda inimeste juurde. Meil on muidugi oma ambitsioonid ja unistused ja visioonid ja ootused ja kõik oma elu suhtes. Ja me ise arvame, et me teame kõige paremini, mis meile kõige parem on. On see nii? Võib-olla ma olen kunagi rääkinud seda anekdooti teile, kui olen, siis tehke selline pokkeri nägu ette, et kuulete esimest korda. Mees läheb Hullumajja ekskursioonile ja siis posterdatud kamber ja seal on keegi härrasmees, kes karjub südant lõhestad Mari ja jookseb kõmm peaga vastu seina. Ja niimoodi päev otsa. Kurb lugu, eks. Karjub Mari ja jookseb peaga vastu seina, hommikust õhtuni niimoodi. Küsib siis oma giidi käest seal, et nagu milles probleem. Oi, see on selline kurb lugu, et see härra oli kihlatud Mari nimelise neiuga ja see Mari jättis ta altari ette maha, ütles talle ei, tema süda murdus ja nüüd ta on siis selline, nagu ta parajasti on. Kõnnivad mööda pikka koridori edasi, järgmine posterdatud kamber, järgmine patsient seal ja karjub Mari ja jookseb peaga vastu seina. Ja nii hommikust õhtuni. Küsib siis külaline giidi käest, et mis siis temaga see lugu on. See on see, kes selle Mariga abiellus. Et ühesõnaga, ühe süda oli murtud, et ei saanud seda Mari ja teise süda oli murtud sellest, et sai selle Mari. Mõlemad olid ilmselt vägagi veendunud, et nad teavad täpselt, mis just nende jaoks kõige parem on. Et Mari on see, mis on minu õnnest puudu. Ja selgus, et oli miski muu tegelikult seal see probleem. Siin peab endale meelde tuletama, et kõik ei keerle meie vajaduste ümber. Kõik ei keerle meie vajaduste ümber, et see on ikkagi Jumala plaan, Jumala eesmärk, selle täitmine, mitte minu plaanid, minu ambitsioonid, kelleks mina tahan saada. Eks maailm on öeldud, on täis egoistlikke, aga üdini õnnetuid inimesi. Aga meie elame sellisel ajastul, kus see mina, mind ja mulle on nii numero uno, kui veel olla saab. Enese arendus, enese teostus, enese hinnang, see enese on nagu läbiv sõna kõiges selles. Olete nõus, eks? See tuleb uksest ja aknast sisse ja see kasvatab üles sellist nagu patoloogiliselt nartsissistlikku põlvkonda. Ja inimesed ei saa isegi aru, nad mõtlevad, et see on see, mis teeb neid terveks ja tugevaks ja õnnelikuks ja muudab see tegelikult neid ainult rohkem egoistlikuks ja õnnetuks. Ja siis me oleme sellises maailmas, kus on nagu rohkem meelelahutus kui iial inimajaloos, rohkem ressursse kui iial inimajaloos on olnud ja rohkem igasuguseid õnnetuid, suitsiidseid, elust tüdinud inimesi, kui ilmselt iialgi varem on olnud. Ja see asi ei paista kuidagi paremaks minevat, et kui me vaatame noorte inimeste statistikat, siis see on kohutav. Kui palju seal on igasuguseid selliseid elutüdimust, suitsiidsust ja kõike muud. See, mis siit läbi jooksis, see ühiskond üldiselt on selline ebastabiilne ja siis pluss lisad siia sellesse võrrandisse veel juurde sellise tohutu enese troonile upitamise ja lõpulahenduseks saadki selle, et maailm on täis õnnetuid egoistlikke inimesi. Saatan oli esimene nii-öelda eneseabikuru juba Edenaias. Saatan oli esimene eneseabikuru. Mida ta Evale ütleb? Esiteks, ta ütleb nii, et
ei sure te, mulle ikka meeldib see meie vana eestikeelne tõlge, see on küll hästi konarlik ja selline nurgeline, aga et te ei sure kummatigi mitte. Kindlasti mitte vist ütleb uus tõlge, aga vana tõlge ütleb niimoodi naljakalt, et te ei sure kummatigi mitte. Ei juhtu see, mida Jumal on öelnud, et Jumal ei tea, millest ta räägib tegelikult. Tegelikult on nii, et teie silmad lähevad lahti. Ehk et see on selline valgustus, mille te saate ilma Jumalata. Te võite teha seda, mis on Jumala seadusega vastuolus, aga see vastupidi avab teie silmad. Te mõistate head ja kurja, eks ilma Jumalata. Pole teil tarvis tema piiranguid ja kõike sellega seonduvat. Ja see tegi silmadele himu, see oli meeldiv süüa, meeldiv vaadata, eneseabikuru. Mina usun, et suurim au on kanda kuningate inimeste juurde, mitte kanda seda suurt ego, mina, mind ja mulle. Sellega peab vaeva nägema, ega mina täpselt samamoodi, ma ei räägi seda, kui mingi kõigi vooruste kehastus siin. Ma teen ise täpselt samamoodi tööd enda kallal ja aeg-ajalt vaatad enda peale mõtted, Allan, miks sa sellist lugu rääkisid, miks sa seda juttu rääkisid, miks sa nii sõnastasid sellised asjad, miks oli seda tarvis nüüd? Analüüsid ise ennast ja palud, et Jumal muudaks. See on terve elu kestev protsess. Mõned mõtted veel selle punkti all. Reeglina siis Jeesus ei lähe jalgsi Jeruusalemma. Me peame võtma oma elu ülesandeks, et mina tahan kanda Jeesus sinna. Sama Dwight Lyman Moody, keda ma siin enne tsiteerisin, tema üks tsitaat mulle väga meeldib, ütleb nõnda. Noore kristlasena ma arvasin, et Jumala parimad annid on ülemistel riiulitel. Nüüd ma tean, et need on alumistel riiulitel. Moody oli kingamüüja. Oma onu vist oli seda, kui mu mälu mind teeb, et oma onu poes. Ja ta ilmselt viitab sellele näitele, et kunagi, kui ta oli noor, siis ta arvas, et peab pürgima võimalikult kõrgele. Sa pead võimalikult tähtsaks ja kuulsaks ja tegijaks saama, et need parimad annid on kõige kõrgematel riiulitel. Nüüd vanema mehena ütleb, et nüüd ma saan aru, et tegelikult need on alumistel riiulitel. Et sa võid olla rahulikult, kes iganes, põllumees, kooliõpetaja, sotstöötaja, pensionär, mida iganes veel. Ja mitte võrrelda ennast kellegi teisega ja mitte mõõta enda elu mõttekust või enda efektiivsust Jumala riigis selle järgi, mida keegi teine teeb. Et tema on maailma kuulus ala, Nick Vujicic, teda vaadatakse miljoneid kordi YouTube'is, mind ei vaata mitte keegi YouTube'is. Polegi mingisugust tuubi. Eks? Sina võid aidata Jeesusel täita seda missiooni ja Jeesus paneb meid liikuma inimeste poole. Eks meie asi on lihtsalt lasta tal ennast juhtida, mitte vastu punnida. Psalm 32:8. Taavet kirjutab, sina ütled, ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. Ärge olge nagu hobused, nagu muulad ilma aruta. Neid tuleb suuliste valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule su ligi. See on üks asi, millega me ilmselt peame terve oma ülejäänud elutööd tegema ja vaeva nägema, et saada selline kontakt Jumalaga, et sul on nii-öelda silmside, et kui Jeesus vaatab sinna, siis sa ütled, aha, sain vihjest aru, lähen sinna. Ärge olge, ta ütleb nagu muulad ja eeslid, neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha. Ehk et siis ei pea olema sellised kristlased, kellele Jumal teeb selgeks oma tahte ainult nii-öelda vitsa andes, kangutades ühele või teisele poole või midagi sellist. Tegelikult hea on see, kui siiski aru saab, paljud ei saa siis ka. Aga mõte on siin see, et sa võid olla selline Jeesus eesel, et sa nii-öelda vaatad, aha, pilk on sealt, lähen sinna. Tema saab sind juhtida. Aleksandr Solženitsyn oma raamatus Gulagi arhipelaag ütleb natuke pessimistlikumalt küll selle välja ja ütleb nõnda, et isegi kõige avarama vaimuga inimesed meie hulgast on võimelised tabama vaid seda osa tõest, millesse nad ninapidi on sisse torgatud. Et isegi kõige teravamad pliiatsid tihtipeale saavad aru sellest, mis on õige, mis on vale. Siis, kui nad on ninapidi selle asja sisse kukkunud ja mõtlevad, okei, selge, seda vist enam ei peaks. Olete nõus? Olete kogenud seda vist äkki või? Mina küll olen. Ma ei tea, kui terav pliiats ma olen praegu või kui terav pliiats ma olin siis, aga igatahes Solženitsyn ütleb tavaliselt, et sageli me saame asjadest aru ikkagi alles siis, kui me oleme ise ninapidi sinna sisse kukkunud.
Nii, ja viimaseks 4. mõte, mida ma tahan öelda, on see, et anna kogu au Jeesusele. Jeesusel on sind tarvis, Jeesus päästab sind vabaks, Jeesus vajab sind, et sa kannaks teda teiste juurde, ja nüüd 4. anna kogu au Jeesusele. Me elame, nagu ma siin juba ütlesin, sellises nartsissistlikus maailmas, kus kummardatakse staare ja gurusid ja kõige kohutavam termin tänapäeval on kasutusel, on see suunamudija. Nagu, kes selle välja mõtles? Suunamudijad, mudib, nagu mingi massöör või ma ei tea, mudib suunda. Kohutav, ma ei kujuta ette, kes oli see geenius, kes selle termini välja mõtles ja kes olid need, kes see kasutusele võtsid. Minu arust kohutav. Mitte, et ma arvaks, et mingi influencer on nüüd parem, eks seda ka mitte. Aga need suunamudijad, gurud, need on need, keda tänapäeval kummardatakse ja staari staatusesse tõstetakse. Ja öeldakse, et austus ja respekt on üks põhilisi asju, mida inimesed tänapäeval taotlevad. Natuke illustratsiooni teile. Vana natukene on see statistika küll, aga ilmselt tänapäeval on see hullem, mitte parem. Aastast 2009 Suurbritannias viidi läbi küsitlus 5–11-aastaste laste seas, et kelleks nad tahavad saada elukutse valiku osas. Kuulake, sporditäht, poptäht, näitleja. Ehk et siis keegi, keda kõik vaatavad, keda kõik jälgivad, keda kõik imetlevad, keda ümbritseb kisakoor. Sporditäht, poptäht, näitleja. 25 aastat enne seda, kuulake, mis oli. Õpetaja, pankur või arst. Mentaliteet on täielikult muutunud. No ma saan aru, ega see siis nüüd ka eriliselt vaga ei olnud, et õpetaja veel, aga ütleme, et pankurid, arstid siis ka ilmselt mitte sellepärast, et nad tohutult tahtsid aidata maailma mingisuguste majandusprobleemide seljatamisel, vaid ilmselt sellepärast, et pankurid teenivad palju raha. Ja arstiks ka võib-olla mitte sellepärast, et aidata kannatavaid inimesi, vaid lihtsalt, et see on kõrgelt tasustatud amet. Ma tean paljusid meditsiinivaldkonna inimesi, kes ütlevad, et meditsiinivaldkond kubiseb inimestest, kes töötavad inimestega samaaegselt inimesi vihates. Et täiesti sellist nagu igasugust mingit emotsionaalset intelligentsust, kas pole mitte kunagi olnudki, või on see kõik välja lekkinud ammu juba, aga inimene on selles ametis lihtsalt sellepärast, et see on prestiižikas ja ta tunneb ennast nagu mingisugune jupi jumal seal vahepeal, et minu käes on inimeste elu ja surm ja tervis. Ja võib-olla inimesi absoluutselt ei salli, ei taha nendega suhelda ka. Mul on endal mõningaid kogemusi selliste meedikutega, võib-olla teil ka. Tänu jumal, et on sellised, kes seda ei kehasta, eks. Aga mida see näitab, on siis see, et reeglina inimesed tahavad eneseaustust tänapäeval. Vaadake mind, imetlege mind, mina siin, mina seal, mina siin vaesed aitamas, mina siin head tegemas, mina siin, mis iganes erinevas muus rollis. Meie peaks elama selleks, et meie kaudu saaks austust Jeesus. See võiks olla koht, kus vähemalt mõmiseda, meie peaks tahtma elada nii, et Jeesus saaks austatud. Ja kui ma olen seda pattu tunnistanud Jumala ees ja olen meelt parandanud sellest ja vahepeal jälle kukkunud ja jälle meelt parandanud, et Jumal, anna andeks, kui midagi sellest, mida ma teen, kuidas ma räägin, mida ma rõhutan, kui ma olen siin kuulutanud rohkem Allan Krolli kui Jeesus Kristust, anna andeks, ma olen teinud pattu. Puhasta mind sellest. Ma tahan, et Jeesus oleks see, mitte nii nagu selles minu eeslikese loost, et mina olen enda arvates see vinge eesel. Ja Jeesus minu seljas on see tülikas mees, kes tahab, ma ei tea, et mina teda kuskile kannaks ja kuhugi viiks. Ma saaksin aru, et minu ülesanne on kanda Jeesust inimestele. Ja kui keegi hõiskab, nii nagu me laulsime, Hosianna, et siis see ei ole mitte Hosianna Allan Krollile, vaid Jeesusele Kristusele. Et kui keegi heidab oma kuubesid ja mantleid ja palmioksi, et siis see ei ole Allan Krolli ees, vaid see on Jeesuse Kristuse ees. Ja seda peab aeg-ajalt endale ikka meelde tuletama, et lõppude lõpuks minu elu eesmärk peaks olema see, et see, mida ma teen, mõtted, sõnad, teod, tegemata jätmised, see austaks Jeesust. 2 psühholoogi, Dunning ja Kruger Ameerikas testisid inimesi, nii nagu psühholoogid ikka teevad, ja testisid siis selliseid huvitavaid asju nagu grammatikat, loogikat ja huumorimeelt. Ma ei tea, kuidas nad huumorimeelt testisid.
Seda ma nii detailselt ei uurinud. Kuidas testiti neid? Kuulake, kõige halvemini läks neil, kes hindasid oma teadmisi kõige kõrgemalt ja ei tunnistanud enda puudusi. Ehk et testides kõige rohkem hävisid need, kes arvasid, et nad on kõige kõvemad tegijad. See on see põhjendamatult kõrge enesehinnang. Arvasid, et me oleme nii vinged tegelased, me oleme nagu suurim kink tervele inimkonnale ja siis, kui hakati objektiivselt testima nende võimeid, näiteks grammatikas, et oi, ma olen Shakespeare valmis. Siis keegi luges nende kirjutused läbi, ütles, et kolmas A heal juhul. Grammatikas hävisid, loogikas hävisid, huumorimeel, ma ei tea, siis kas nad rääkisid rumalaid anekdoote või mis neil seal oli. Igatahes siis, kõige kehvemini läks neil, kes hindasid enda võimeid kõige kõrgemalt ja ei tunnistanud enda puudusi ka. Ehk et siis, selle Dunning-Krugeri eksperimendi mõte oli see, et inimesed tegelikult ei tea, kuivõrd ebapädevad nad on. Ja vahel on tarvis, läbi elu olukordade saada sellest aru, et ma saan aru, kui paljust ma aru ei saa. Ma seda varem siin tsiteerinud, et kui Delfi oraakel kuulutas, et Sokrates on kõige targem mees maa peal või oli see Kreekas, ma ei mäleta, siis Sokrates, kui ta sellest kuulis, siis ta mõtles pisut ja ütles, et võib-olla tõesti. Mina nimelt tean, et ma mitte midagi ei tea, aga teised ei tea isegi seda. Et selles mõttes võib-olla tõesti kõige targem mees, sest ma tean, et ma mitte midagi ei tea. Teised ei tea seda, et nad mitte midagi ei tea. Nii et siis sellised asjad. Uhkus, esimene patt üldse universumis ja väga tõhus tööriist vaenlase käest. Derek Prince, minu lemmik piibliõpetaja, ütleb väga hästi selle kohta, et uhkus on ainus patt, milles kurat sind kunagi ei süüdista. Uhkus on ainus patt, milles kurat sind mitte kunagi ei süüdista. Ta võib sind süüdistada igasuguste muude asjadega, et vaata, kui patused sa mõtled ja vaata, kui nõmedalt sa käitud ja vaata, mismoodi sa ütlesid või midagi muud. Aga ta tõenäoliselt mitte kunagi ei heida sulle ette, et kuule, et sa oled nii vastikult uhke. Sellest sa võiksid äkki siis meelt parandada. Tema pigem maskeerib seda eneseväärikuse, enesehinnangu, mis iganes muu maski või loosungi taha. Peaasi, et inimene sellest meelt ei parandaks ja võtaks au ise endale ja ei annaks seda Jeesusele. Nii et selle palmipuude püha jutluse siis kokkuvõtteks võiks öelda, et kogu meie elu eesmärk peaks olema austada Jeesust. Lasta temal meie seljas nii-öelda ratsutada, et meie saaksime teda viia sinna Jeruusalemma, kuhu tema parajasti minna tahab. Eks? Me võime seda tehes vahel tunda, et tõesti inimesed hõiskavad Hosianna ja halleluuja ja loobivad seal kuubesid ja palmijooksi meie ette, et siis saame aru, et adressaat on seal, mitte siin. Meie oleme lihtsalt eeslid, kes kannavad seljas kuningate kuningat ja au kuulub kuningate kuningale, mitte eeslile. Ja minu küsimus selle tänase jutluse lõpuks on see, et kas sa oled valmis, on sul huvi olla Jeesuse eesel? Tundub, et on. Mina küll tahan. Mina tahan olla Jeesuse eesel. Tõusme püsti, palvetame, et Jumal selles meid aitaks. Eeslid kangekaelsed loomad, nagu nad on, et Jumal suudaks meile selle siia kohale viia, et mida selleks teha. Isa taevas, ma tänan sind selle eesõiguse eest, mille sina oled meile kinkinud, et sa oled meid päästnud ja kutsunud püha kutsega. Ma tänan sind, Jeesus, selle eest, et sa oled väljendanud seda oma sõnas ja oma elus, et sina tahad meid ja vajad meid. Mitte, et sul milleski puudus oleks ilma meieta, vaid sa oled valinud selle toimimisviisi just nii ja just sellisel moel. Ma tänan sind, Jeesus, et sina teed vabaks kõigest, mis meid seob, aheldab, orjastab ja kelle sina oled vabaks teinud, see on tõeliselt vaba. Ma tänan sind selle eest, issand, et sina saadad meid inimeste juurde, nii et me saame kanda sind ja ma palun, et sa annaks meile kõigile kõigepealt julgust, et jagada sinu sõna ja sinu vaimu, tarkust, et õigel ajal õiges kohas öelda õiged sõnad või vaikida, kui tarvis. Issand, me tahame anda kogu au sulle. Sina oled meid päästnud, sina oled meid muutnud, sina oled meid terveks teinud. Kõik, mis meil on ja kõik, kes me oleme, on sinu käest. Ja mitte miski sellest ei ole meie enda teene. Õnnista, issand, oma kallist kogudust siin Valklas, ma palun, et su vaim hingaks siin selles paigas ja et see paik, nii nagu ta on füüsiliselt tee ääres ja kirik keset küla, et see võiks igas muus mõttes ka olla kirik keset küla
mis tõmbab ligi inimesi, kes selles piirkonnas on. Et sellel kogudusel on vaimselt palju suurem mõju kui arvuliselt vaadates selle peale, kui palju siin inimesi käib. Et nende inimeste palved ja nende inimeste vaimulik mõju, kes siin selles paigas sind teenivad, on palju-palju suurem. See kumab ja kiirgab välja. Seda ma kuidagi tajun sellise prohvetliku võidmisena lausa, et selle koguduse vaimulik mõju on oluliselt suurem kui füüsiline. Oluliselt suurem kui see territoorium siin või see hoone või need inimesed siin. See on maasool, see on maailma valgus ja siit saavad välja voolata elava veejõed iga silmakaares, põhja ja lõunasse, idasse ja läände, kirdesse ja kagusse, edelasse ja loodesse, iga silmakaares. Nii et ma usun, et Jumal kutsub üles lihtsalt palvetama, Jeesust kuulutama üle terve selle piirkonna. Ja ta ise ka ei kujuta ette, kui suur mõju tegelikult sellel kogudusel ja sellel rahval siin on. Amen. Amen. Olge õnnistatud. Kui Jumal annab ja meie elame, siis kohtume jälle. Loodetavasti mitte tööalaselt. Et on paremaid kohti, kus võib kokku saada.